Tere! Tere tulemast meie uude podcasti täiskasvanute jutud. Pigem see on nagu padjaklubi väike jutu ajamine. Kurat, ma luksun. Ta luksub juba 10 minutit. Ta leiab iga võimaluse, ma oleks juba nagu baariteraapias, ta leiab iga võimaluse, kuidas mind närvi ajada. Tahtmatult või tahtlikult. Aga see on täiesti kogemata. nagu tal oli aega tegelikult üle 8 tunni luksuda ja ta ei teinud seda. Ta teeb siis, kui minul on vaja filmida. Aga siis, kui me filmime täiskasvanute videot, siis ta ei luksu mitte kunagi. No, õige asi, mille jaoks mitte luksuda. Anna ma loen ette esimese asja. Ühesõnaga, meil on siin 3 kirja, mahlaskirja, ja me hakkame neid ette lugema ja ütleme oma arvamuse. Esimene lugu Tinder date ja ühe öö suhe, mis ei lõppenud nii hästi. Emma kumma jaoks. Olen 20-aastane naine ja ma ei tea, kellele sellest rääkida, aga ühesõnaga ma olen käinud dateidel siia-sinna ja harrastan ka ühe öö suhteid. Siis ükskord, kui ma tulin töölt koju, ma sain Tinderist sõnumi ühelt kutilt, ütleme, et tema nime initsiaal on lihtsalt R. Ja ta oli hästi flirtiv ja küsis, kas ma tahan tema juurde tulla külla. Sain aru küll, mida ta tahab, ise tahtsin ka ja läksingi peale tööd tema poole. Ta tellis mulle takso. Läksin siis tema tuppa ja ta palus, et ta võttis püksid maha ja palus, kas ma saaksin tal käega hakata asju ajama, esmalt käega. Aeg läheb mööda ja ma ikka teen talle käega asja. Kutt näib seda nautivat. Ja ta ütles mulle, et tal on vaja seda selleks, et in the mood püsida. Ja ma teen, ära see ei lõppe. Mul on käed täiesti villis, ma hakkan juba peaaegu nutma, aga tema soovib, et ma teeksin seda ikkagi edasi. Ja ma lihtsalt ütlesin talle, ma ei suuda enam teha, kas me võiksime ka midagi muud teha. Aga ta ütles, et ta ei taha, et palun tee edasi. Selle peale ma tõusin püsti, panin oma riided selga, ma saan aru, et naine oli paljas terve see aeg. Kutsusin endale takso, läksin minema ja kutt ütles mulle ukse peale, ma loodan, et sul oli ka tore õhtu ja sa ka nautisid. Ütlesin talle käi perse ja tulin tulema. Nii et põhimõtteliselt ma saan aru, et kogu see ühe öö suhe ja akt seisnes sellega, et naine lihtsalt nagu seda vinkut seal niimoodi mudis ja mees muud ei tahtnudki. Mis sa arvad sellest? Ma lihtsalt, see mees ainult tahtiski seda lihtsalt nagu käega. Käsi. Lihtsalt nagu käsi või? Jah. Nagu, mis mees see on? Ma ei tea, kui juba naine tuleb niimoodi vastu, siis peaks ikkagi nagu terve paketi saama ju. See on minu arvamus. Kui naine oli nõus, see on ju nagu loterii võit. Naine ise ka tahtis. Ja naine ise, see on ju vapšee euro jackpot, no. Ja siis ainult mingi käte asi, ma ei tea, äkki oli mingi suss. Äkki ta oli lihtsalt mingite imelike kalduvustega. Ta võis küll imelike kalduvustega, aga noh. Või ta ei oska midagi voodis ise teha ja siis see oli tema jaoks nii-öelda safe, et ise ta saab nagu nii-öelda rahuldatud, aga noh, et äkki naine ka lepib sellega. Noh, nagu näha on, et ei leppinud, sest et see kripeldab seda nassi ja maani ilmselt. Muidugi ega niimoodi küll ei saa, kui käega teed, sa ei tee mingi randmetrenni. Käega teed suure linna, suuga teed suure linna, käega ei kärtb see piitsi. Ei, see oli küll nagu mõttetu aja raiskimine, ma ütleks, kurb. Kui ma ei tea, mina üldse ei teekski sükestesse, kuidas ma saan üldse enda nagu näidet tuua. Kuigi meie peale 3. kohtumist tegime, aga me ei teinud käega. Meil läks kohe asjaks. Me oleme täiskasvanud inimesed. Suuga ka ei teinud. 3. teidil oli täitsa normaalne, et ei ole ju mingisugune kohe kohtud, ei tea inimestel, lähme. Ei, me tunnetasime ette, et me jääme pikemaks kokku, sest nüüdseks me oleme juba peaaegu 10 aastat olnud koos. Vaadake aga. Aga jah, ma ei tea. Vähemalt tore, et see naine pani Tinderist selle bloki ka peale unmatchis ja pani bloki, et õige tegu. Mingi imelik, creepy vend, et ja, nägemist. Teine lugu. Tinderi date ja ühe öö suhe, mis lõppes peaaegu surmaga. Ma kasutan Tinderit päris tihti ja see on tegelikult päris tore koht. Käin inimestega väljas, mingi klubides, restoranides, nii edasi. Ja ma matchisin ühe kutiga ja ta tundus täiega lahe. Ta on nagu, näeb mega nunnu välja.
mängib, tegeleb muusikaga ja talle meeldib laulda ja mängida klaverit. Rääkisime natukene omavahel nii-öelda Messengeris ja siis ta pakkus, et kas ei oleks tore, kui me saaksime omavahel nagu tuttavaks ja nagu kohtuksime in real life, on ju, tema kodus. Kuna minul ei ole autojuhilube, siis samamoodi läksin taksoga, mingi Boltiga, on ju, või noh, eeldan, et Boltiga. Ja kui ta mind sisse kutsus, ta tundus väga creepy ja mitte üldse selline nagu fotode peal. Ja meil oli tegelikult kõik hästi, kuigi ta ei näinud selline välja nagu pildi peal ja tundus veits creeper, aga ta soovitas või noh, pakkus välja, et äkki me vaataks filmi. Siis ta hakkas mulle lähenema ja ma sain aru küll, mida ta tahab. Me lõpetasime voodis ja meil algas see täiskasvanute asi väga toredalt, me nautisime, aga üks hetk pani ta oma käed mulle kõri ümber ja pigistas nii kõvasti kui võimalik. Minu jaoks on sellised asjad normaalsed, kui seda teha nagu normaalse nii-öelda tugevusega, mulle endale ka meeldib. Aga ta pigistas nii kõvasti, et ma tundsin, et ma hakkan näost lillaks minema. Ja kui ma hakkasin siplema ja ütlesin, et ma ei saa nagu hingata, siis ta võttis käed ära ja küsis, kas sa nüüd kardad mind? Ja tal oli selline kriipari nägu peas. Ma ütlesin, et jaa, ma täiega kardan siin, sest et sa nagu üritad mind põhimõtteliselt ära tappa. Ja ma tahtsin nagu tema haardest välja saada, ta oli nagu naise peal, on ju, saate aru. Ja ma ei tee nalja, ma tõesti arvasin, et ma suren seal samas selle võõra kriiperi korteris ära. Ma ei tea, mingi ime juhtus, aga ma suutsin tema alt välja pääseda, hakkasin karjuma. Kutt soovitas mul maha rahuneda ja hakkas ise naerma. Üritasin oma riided üles otsida. Samal ajal vend hoidis mul käes kinni ja ei tahtnud, et ma välja läheksin. Sain õnneks kuidagi moodi sealt korterist välja, jooksin majast eemale, kutsusin takso. Kui ma koju jõudsin, siis ma avastasin, et minu kaela ümber on väga tugevad suured sinikad. Andsin selles kutis ka Tinderile, nagu nii-öelda Tinderi tiimile teada. See on küll fucked up, ma enda mehe vinklis nagu imelik öelda, sellepärast, et näiteks mulle isegi voodis tegelikult ei meeldi see kägistamisvärk, see ei ole väga selline, mis selle žanri nimi üldse oli see? Sadomaso, ei ole sellise Sadomaso fängi üldse. Ja minu meelest esimesel teidil me ikkagi võiks ju küsida, et kas sulle meeldib selline asi ja sellised trikid ja nipid, need tulevad ikka konsensuslikult. Need ikka tuleks juba jah, enne nagu kokku leppida, et ei hakka lihtsalt mingi kägistamine, see on mingi teedbandi oli see või? Ja kusjuures ta kägistas niimoodi, et inimene läks lillaks, et see ei ole enam fun, et selle inimesel oli kindlasti mingi, ma ei tea, kas mingi unefetiš, et inimene pass audiks ja või siis on üldse mingi... See oli mingi nekrofil. Või on jah, mingi laib või tahtis üldse ära tappa või talle meeldis lihtsalt näha, kuidas keegi piinleb. Sellised vägivalda eelistavad inimesed, kellele meeldib nagu võimutseda, siis neil on ka mingi siuke asi. See on jah, mingi juba lapsepõlvest tuleb mingi probleem sellega. Võib-olla sa ise ka paraku peksa ja siis hakkas nautima. Ilmselt see peksa jah, siis ta hakkas nagu nautima seda võimutunnet inimese üle. See on see, mis kõikidel nendel psühhopaatidel. Ja aga mõtle sõna, et nagu pidid mingi nunnu kutt välja, mängid gitarri, ole mingi Ilge Romeo ja siis tuleb välja, et sa tšuke värdjas. Ja naine oli samamoodi nõus tulema voodisse. Nagu mis peaks olema ju mehele, väga tore ju. Ja siis sa lihtsalt võtad ja sa hirmutad selle naise ära. Et sa lihtsalt hakkad mingi oma tegevust tegema. Kujuta ette, kui naine mingi tuleb voodis, siis ta võtab mingi kuradi lingu välja mingisuguse nööri pau-offist. Siis lihtsalt tahad selle mehele ümber tõmbad selle üle, siis lihtsalt tõmbad ja siis hakkad naerma selle üle. Ma ei oleks nagu ette kujutanud, et nagu Eestis võivad sellised inimesed olla. Nagu mei väikses Eestis, nagu viimane kord oli Eestis mingisugune sari õrvar mingi 40 aastat tagasi või? Oi, teate, paljud inimesed on sellised, et nad on nagu tagatoas, nad on hästi väärikad inimesed, ütleme, et nad on mingi kõrgharitud ja siis sa ei kujuta ette, mis selle inimese peas toimub. See nagu, või kuulema seda kunagi, mis mingisuguse orpari peas toimub. Mis mulle kõige rohkem nagu häirib, on see, et näiteks öeldakse, et offi inimesed või need, kes tegelevad täiskasvanute sisuloomega, et need on värdjad, tapku ennast ära. No, ma ei liialda. Ma olen näinud ja lugenud ja ka meie kohta on niimoodi öeldud. See on alles see tip of the iceberg, mis meie kohta on öeldud. See on nagu, aga tavaliselt need inimesed, kes teavad nagu täiskasvanute contenti, nad on tegelikult kõige nagu
kõige nagu normaalsemad inimesed ühiskonnas, päriselt ka. Lihtsalt sellepärast, et sa võtad kaamera ees riided ära, see... Ja ajad oma asja, et ma olen nagu kuulnud, et ma ei ole kunagi kuulnud, et mingi täiskasvanute sisulooja tuleb välja, et ta oleks mingi pervo või mingi lastepilastaja või loomade pilastaja või mingisugune täielik kriipar. Alati, mida teevad nagu täiskasvanute sisuloojad, on see, et nad ajavad oma asja ja punkt, meeldib see sulle või mitte. Asja, kedagi ei puutu ja ka nende lapsed, kui nad saavad aastaid hiljem, on ka tegelikult normaalsed. Sest pärast kuidagi nagu nende vanemad armastavad neid rohkem tehakse aega. Aga kes ei ole normaalsed, on need, kes on nagu kõige väärikamad inimesed siin maailmas. Näiteks hiljuti tuli välja mingisugune Mata Õps, kes pidavad siis lastele, kes täispeaga väidetavad lastele kirjutas okei, ei kommenteeri, pole minu asi paraku. Aga lihtsalt ma räägin kõige väärikamatel ametikohtadel inimesed, kõige toredamad, mingid isad, ma ei tea, vanaisad, bussijuhid, Kuurjas oli ka just lugu. Just need inimesed on need, kes teevad tegelikult teistele liiga. Vaata, kui nagu inimesed teevad täiskasvatu sisu, sa ei tee kellelegi liiga sellega. Enamus on ju, platvormid ei luba isegi perverssusi. Platvormid ei luba isegi, ma ei tea, siukest žanrit teha, et umbes, et ma mingi olin... Sa lihtsalt nagu magad ja lihtsalt siis... Jah, et umbes magan ja mu boyfriend tuli ja siis tegin asja samal ajal, kui ma magasin. Kas selline asi on keelatud enamus täiskasvanute platvormi peal, see tähendab seda, et ei lubata süvendada mingisuguseid perverssusi. Aga siis sellised perverssused toimuvad nagu niimoodi kuskil vaikselt. Jah, paraku ma ei saa aru, miks niimoodi on, aga meie ajastul praegu hakkavad just rohkem ja rohkem välja tulema sellised nagu ma ei tea, pättused siis, et nende väärikate inimeste poolt, kes on nagu ühiskonnas just kui ma ei tea, mingisugune jah, Mata Õps, võib-olla mingi, ma ei tea, X-poliitika. Ja pool aastat tagasi oli ka mingisugune õps, kes siis kirjutas teisele poisile, meessoost õpetaja kirjutas teisele poisile ehk siis midagi homoseksuaalsusega seotud asja. Oma õpilasele. See tähendabki seda, et mida väärikam ja kinnisem see inimene on näiteks, sa oled Mata Õps, sul ei tohi meeldida vahekord, sul ei tohi naised meeldida, sul ei tohi meeldida, mida rohkem sellist inimest suruda, et sa oled väärikas ja sa ei tohi tegeleda siukeste asjadega, seda hullemaks ta oma peas läheb. Ja ta flipib ära lihtsalt selle, tegelikult inimesele peaks nagu mingil määral nagu täiskasvanud inimene, teine täiskasvanud inimene võiksid nagu oma vahel ajada või teha seda, mida nad tahavad, on ja. Isegi tehku, ma ei tea, tehku mitmekesi, on ja. Aga lihtsalt jätke need lapsed rahule. Ja üldse loomad jätke ka rahule. Meil on Eestis ka zoofiile niimoodi, et vähe ei ole. Et see ongi nagu, et ma ei tea, minu meelest võiks normaliseerida normaalset vahekorda mehe ja naise vahel ja kogu lugu, et mingisuguse mitte mingeid lapsi ja mingeid surnuid. Ma ei oska isegi oma mehe vinklist öelda, et kuidas täiskasvanud inimesele meeldib laip või meeldib see mingisugune nooruk, ma ei tea, alla 10 aastas. Sest et ma üritasin vaadata seda Netflixi uut seriaali, mis on sellest, see mingi Monster, kes oli nagu nii-öelda, kes oli nii-öelda siis kaevas laibad üles või nendega vahekorras. Ma lõpetasin 5. osa juures ära, kus oli see akt, kus ta oli mingi vanatädiga, kes oli surnud ja ma ei suutnud seda enam vaadata, see on disgusting ja ma ei taha sellest mitte midagi teada enam. Ma ei vaata seda seriaali lõpuni, sest et see oli nii legit ja see on nii disgusting. Vahepeal ma selline tunne, et see täiskasvanud asi on nii rõve tegevus sellepärast, et inimesed teevad sellest nii rõveda tegevuse. Tegelikult see peaks olema nii tore ja hea tegevus. Kuna ta ongi nii tore ja hea tegevus. Aga siis võetakse mingi laip, lihtsalt kaevatakse üles ja siis näidatakse selle umbes trukkimist. Mis inimesed need on ja sellised inimesi on väga palju maailmas? Näiteks kui sa lähed näiteks poodi, sul võib vabalt selline inimene mööda kinnida ja sa ei tea mitte kunagi. Haige, aga parem mitte teada äiges. Probleem täiskasvanud asjaga abielu suhtes või pikas suhtes. Minu naine on 29-aastane ja mina olen sama vana. Me oleme oma vahel teitinud 6 aastat ja olnud vahepeal ka nii-öelda kaugsuhtes. Me oleme väga toredad partnerid ja ta oleks väga tore ema meie tulevastele lastele. Ma armastan teda nii väga. Ainuke probleem on meie voodi elu. Ma arvan, et me oleme viimase 4 aasta jooksul kokku olnud vahekorras 5 korda. Mitme aasta jooksul? 4 aasta jooksul. 5 korda 4 aasta jooksul? Jah. Meie kohal on sellel teemal hästi tume pilv, sest et see kõik tundub nii, kuidas ma ütlen eesti keeles, inglise keeles awkward. Iga kord, kui ma üritan nagu välja tuua ja temaga sellel teemal rääkida,
et kuidas see mind tundma paneb, kui ta ei taha muga füüsiliselt olla. Ma olen isegi käinud üksinda nii-öelda baariterapeudi juures nõu küsimas. Ei ole see teema mitte kordagi lahenenud ja me oleme ikka tagasi sama situatsiooni juures, et naine ei taha olla vahekorras. Ma ei ole selle olukorra üle õnnelik, aga ma üritan ka teda mitte suruda ja teda mõista, et võib-olla mõnel inimesel ei olegi vaja füüsilist tegevust suhte juures. Ma tahaksin teada, et enne kui ma temaga tahaksin abielluda, kas ma peaksin nagu jätma selle pärast ära ja temast lahku minemast, et ta ei ole nõus olema vahekorras. Ma tahaksin ka öelda seda, et ma olen hügieeniline, käin trennis, tähendab, mul on hea hügieen, käin trennis, olen atraktiivne, ma ei haise, ma aitan teda igasuguste kodutööde asjadega, olen isegi käinud üksinda terapeudi juures, nagu enne ütlesin, käin tööl, proovin talle nagu rahalist tuge pakkuda ja temaga rääkida, aga see nii-öelda rääkimine ei vii mitte kusagile, naine ütleb, et jaa, vaatame seda asja, aga mitte kordagi pole juhtunud, et see laheneks. Mida teha? No mida teha? See olukord on ikka väga tume. 4 aasta jooksul 5 korda? 5 korda 4 aasta jooksul. See naine, ma ei saa aru, kui ta 4 aastat on koos, minul, mis esimesena pähe tuleb see, kes ta võib ju petta. See võib keegi teine olla, kellega asja ajada, kuigi mees on ju täitsa normaalne, ilus, käib trennis. Oleneb, mis sorti naine on. Mõni naine on selline, et tal ei olegi, nagu tal ei teki seal nagu üldsegi urge midagi. Ongi nagu lihtsalt selline frigida, jah? Mõndadel on selline. Seda paraku ma arvan, et sa oskad ise paremini öelda oma vinklist. Ma ei oska midagi öelda, seepärast mul ei ole kunagi olnud probleeme sellega. Minule meeldib kogu aeg olla ja kas või mitu korda päevas olla ja ma ei tea. Ma ei oska öelda sellepärast, et ma ei tea, mis tunne Ma ei tea, mis tunne see on, kui sul nagu sa ei tunne, et sa tahaksid sellise asjaga tegeleda. Ainukene ma tean, siis kui ma olen ikkagi nagu laps on, siis ei ole mingisugust tunnet või soovi. Aga nüüd täiskasvanu eas küll on. Ma ei oska öelda, võib-olla tal lihtsalt ei olegi seda isu või neid hormoonid on midagi tal sassis või. Ja kahju on ka see, et ta nagu ei ole nõus oma mehega seal tema rääkima. See on jah suur probleem, et selles loos nagu seal ei ole seda juurprobleemi, seal on lihtsalt kõik tundmatus, et ei tea, millest nagu kinni haarata, mida hakata lahti arutama. No, et seal on nii palju küsimärke. Räägitakse, et kui naine või mees või keegi hakkab kaklema, kui sa point out'id mingi probleemi näiteks, et voodielus, et ei ole seda piisavalt, siis kui naine või mees hakkab sellele kaklema ja tüli tõstma, siis see on nagu self-protection, et jäta rahule mind, et see on, ma tean, et mul on sellega probleem, aga jäta rahule, ma ei taha sellega tegeleda ega rääkida sulle, mis tegelikult probleem on. Ma ei tea. No aga see ei oleks ka ju lahendus, et naine voidib, seda nii-öelda voodielu ei ole ja siis mees võib seal täiesti nagu ära flippida, minnagi kuskile petma või midagi, siis see oleks siis nüüd suhe. Et see ei ole ju ka lahendus. Lihtsalt rääkida, kui ei tule, siis ma ei tea, kas siis peaks lahku minema, sest et niimoodi oma naist ju hakata petma, see ei ole ka ju variant. Miks sa nii istud? Mugav on. Sa ei pea siin mugavuses olema, pärast mugav. Aga mugav oli ju. Aga selline oligi meie väike uus podcast. Ma ei tea, kas seda saab podcastiks nimetada. Meie nimetame seda, kuidas meie tahame. Kui on inimesed, kes nimetavad ennast mingi loomaks või mingisuguseks furriks. Või ma ütlen, et ma olen tänasest, ma ei tea, kassipoeg, siis meie võime nimetada oma üllitis podcastiks, kui meie tahame. See on kodune, padjaklubine tõehetk. Tõehetk. Aga jah, stay tuned for more. Ja ärge unustage minna meie ainult fännidesse ka, me teeme sinna täiskasvate asju, me oleme väga aktiivsed postitajad. Mis sa tegid? Ma ei tea, kes on pärast seda kuulda. See Mikke lõhnab nii hästi. Ja pange like, pange subscribe ja kuulmiseni, nägemiseni ja hoidke kõva.